teise palliga pisut tegutseda? No, pikk pall ettepool oli eelmise treeneri selline huvitav leid, aga ei. Täna on selline mäng, et tagant läbi ja kohe ette ja siis kombineerima, aga see mängu algus kindlasti selles mõttes on huvitav, et kohe sellise pura pealt võib-olla on võimalik Andreas vasakuga ja ei ole kehv üritus. Ja, et on võimalus siit kohe võib-olla ära lüüa, nii et vaatame kumb võis vastu minna vasakuga löögile on võimalik ja ei blokeeritakse see löök Harju kaitse poolt. Kaevat seda blokeeringut teeb, nii et selline hea üleminek Kuressaarel oli. Hetkel soov see tempo korraks maha võtta. Ütleme, pigem Kuressaare on sellise plaaniga tulnud siia mängu, et siin on päris vaatame selle olukorra ära, tegelikult seal teine oi, ja Nõmm teeb ja jalatõrje, aga nüüd blokeeritakse seda olukorda veel seal Kuressaare mängijate poole pealt, aga saavad sarnased selle olukorra praegu lahendatud niivõrd-kuivõrd, aga ja ikkagi siin kohtunik võtab vea. Talu saab nüüd vea kätte ja siin juba kutsutakse kes selle enda juurde kutsuti, aga meile näidatakse siit eelnevast olukorrast kordust. Tegelikult superpall teravalt sinna 5 kasti ja seejärel siis päris korralik. Kuressaare saab nüüd nurgalüügi kaitsmist praktiseerida. Väga kehvasti nende vaatest jäi see pall lahti. Rudenkol maa ja ilm aega peale sättida. Lõpuks sättis üle värava. Väga hästi kukkus seal Harju mehele jala peale. Reisissöör püüab ka korduse sellest olukorrast. Aga jah, esimene palli lahti. Üles leidnud, nemad nõuavad väravat. Vaatame, mis siit olukorrast välja mängitakse. Ürisoo, David Andres, hästi kombineeritakse löögi. Ei tule sealt kedagi, aga nüüd on vist see tagasisööt ja ei... No väga hästi praegu kombineerisid 3-3-ga siin paremast äärest ja nüüd jääb ta posti vabaks ja Varnu ei saa ikka. Jätkub olukord, jah. Seeneruse kvaliteet. Hetkel vedas alt. Tegelikult ka selles eelnevas olukorras, kui vissa selle palli, vähemalt tundus, et üritas löögi peale jätta sinna. See sööt läks samuti pisut selja taha. Kordust vaadates siis, siit on muidugi lihtne öelda, aga vaata, et sealt võib-olla oleks võinud ühega peale sättida, et see lisapuude andis piisavat aega Harju mehele selles olukorras tagasi jõuda. Eks jällegi ehitama hakata. Hästi kattis ära ja... Opa, ja üks ühega on võimalik visse minna. Aga visse tuleb. Majula vastu ja selle hetkel jõutakse kinni. Aga ei. Ja nüüd on olukord Vainule käes kontrolli all, aga selles mõttes päris hea oli vaadata siit tribüünilt, et kuidas see kolmandikule Kuressaare kasti, nüüd küll jah, pall kasti ei läinud ja ka nurgalööki ei saadud, siis vastupidi Kuressaare, ütleme, et sellist enesekindlust palliga, et tulla tagant ülesse, ei ole veel näidanud, ei ole seda ka treener tahtnud, aga pigem jah, et kui Nõmm need pikemad pallid sinna ette mängib, siis ega need pallid püsima jäänud ei ole. Tuleb seal ka üritus, aga pisut sarnane. Nii ja Nõmm on jälle sunnitud pikema palliga ette mängima, sinna vasakusse äärde paneb, Visse julgeb seda teha ja suudetakse pall säilitada. Kui Harju ei tule, siis Kuressaare vähemalt üritas, hetkel see tulemine lõpeb sellega, et nüüd tuleb ikkagi jõud kiiresti tagasi ära organiseerida, sellepärast et Harju Rudenko esitluses on hästi ja suutis Piil selle olukorra lahendada, aga ennem on ka kohtuniku vile siin olnud. Vilistati siis viga. Edakala vastu. Aga seal näib, et ikkagi päris korralikult pettis seal Kuressaare mehed ka selle söödu peale minemisega siis ära, et just kui oleks võinud oodata, et see mees peale proovib, on tema. Sinilaid alguses üritas üldse kiiremini seda olukorda ära lahendada, aga vaatame nüüd, Jürisoo paremaga ette, pall kasti, mis see suunas läheb üle, kas seal tabati posti ka veel? Oli see Demidov, mees vähemalt tundus, et see, kes sealt peanuppa vastu sai ja kelle saame näha kordust, on see kordus meil, mis tõe paljastab. Visse ei taba ja tõesti, Debidovi peanupp oleks olnud see, mis vaata, et Kuressaare oleksid väga hea emotsiooniga vahe ja pausile viinud, aga no, nii nagu ka mujal elus, siis jalgpallis
Saame veel korraliku õhuduellid ka siia poole lõppu, aga nüüd on Jürisoo võimalus minna, mis Vissel ei tegemata. Kas saab Jürisool tehtud? Ja taganurka! Jürisoo saab kätte selle, mis jäi Vissel ennem tegemata. Tulevad kõik ja tee, mis tahad. Sama poolek tundus juba, et läheb. Et koduvõistkond on siin kindlasti paremas emotsioonis. No Jürisoo siin päris terava nurga alt suudab ikkagi leida selle tasakaalu, hoida keha tugev ja sinna taha nurka ära suruda see pall, aga just ütleme, et ennem seda väravat, kui see Sinilaiu moment oli, siis just oma peas käis just see läbi, et kui siit kuskilt värav tuleb Kuressaare poolt, siis ta tuleb selle pealt, et Harju lihtsalt ei ole valmis selleks ja täpselt see sama moment oli ka praegu. Hetkel see rünnak jätkub Harju poole pealt siis teisel äärel. Nüüd Rudenkolt pall kasti. Pääsetakse ka peanupp vastu panema, aga lööki sellest hetkel värava peale ei sünni. Palutaja hästi liikunud kasti kohale, tuleb sealt hoopis kasti see tsenderdus. Lihtne pall Nõmmele ja siit tegelikult on võimalik ka Kuressaare kindlamehel kiiresti avada. Siis suutis väga hästi selle vahe kinni panna ja kontra kohe Harjult siit peale tuli, nii et sealt see vahe oli vaja maha võtta. Rudenko. Nüüd päris korralik kombineeritakse, vaatame, kas kombineerivad ka löögile. Kand vastu, kõik vastu, Nõmm toob eest postist välja. Toob eest postist välja, seal korraks nagu tekkis olukord minu silmis, et kas see on mitte sulu seis, kus sealt see pall Nõmme jalast, et siis ei oleks see loogiline, aga vaatame siin see moment. Ja nüüd see, võt seda momenti ma mõtlesin, aga ju siis ei olnud, kus sai sealt üritada. Aga just sinu jutu peale suure tõenäosusega Andra Kivi on siit vahetusest ja löövad ära. Ikka enne ma just mõtlesin, et post tahab seda vahetust teha, et Demidovit suure tõenäosusega välja tuua ja Andra Kivi sisse tuua. Aga nüüd on see vahetus niipidi tehtud. No, Andra Kivi ju tegelikult Kuressaare resultatiivsem väravalööja. Et selles mõttes kõik loogiline. Aga just selle värava momendis siin ei suuda Kure seda ära kannatada, et jõuaks vahetus ennem ära teha ja laseb Harjul viigistada. Korduse põhjal oli väga kaugel, vaatame selle tulemise ära. Esimene pall kaaritakse ära, nüüd on pall kehvasti lahti ja Nõmm peab seal juba ikkagi taevaseid jõuda ja kes teab, äkki mõnda Kuressaare Vikingit täna. Värava peale lõpeb sellega, et Kesa saab nüüd proovida ja proovib palli kasti viia. Löögikoht olemas, tuleb ka. Nõmm paneb käed vastu ning me saame vaadata ära Harju nurgalöögi, aga hetkel Kuressaare mehed seal väljakul pühaviha täis, Nõmme käes otsas. Teinud vist ilma pallita tööd seal või mingi probleem seal oli, et sealt löögile saadi. See need momendid, mis ka esimese poole lõpus leiti, et kuskilt no vaatame ära, löögikoht! Rudenko! Läheb üle. No selline hea langev leht oli taha, see löök siis oleks ära vajunud ka, aga peast meenutades tahaks juba öelda, et ja jõuab vaikselt ka Kuressaare pool tiimi järgi ja peaga ei! Läheb üle sealt talulöök. 7-8 meetrit. Kivi mängu sekkunud. On Harju valmis pannemas järjekordset vahetust ja saame näha. Ja nüüd varastab palli ära Andero Kivi, aga ei! Mehed on kastis olemas, ei lähe sealt ise riputama. Rõõmussaar, pall kasti. Nõmm rusikatega vahel, rünnak jätkub. Kollane sein, endiselt püsib. Ja tuleb ära. Teine vahetus, kolmas vahetus mees. Kose paneb selle palli võrku ja võimalik Kuressaare seda mängu ise minna 2-1 juhtima, aga nüüd on ikkagi tagatsoonis siin see peapikenduselt vaba mees ja lahendab ikkagi väga hästi ära ühe puutega, ega Nõmmel siin midagi teha ei ole ka. Tegelikult on ikkagi kriminaalne, kui vabaks. Ja vahetus on ka vist juba tehtud, kas Kaspar Laur on tulnud Harju poole pealt juba mängima? Just nii, Laur on väljakul, sealt tuleb löök ka ja tullakse David Andresele päris korralikult sisse, mehed laiutavad käsi, küsivad penaltit ja eks kindlasti vaatab Parre seda olukorda varriruumis üle, aga näib, et seal on ka palutaja saanud haiget. Nii, Jürisoo siin teeb hea söödu ja peale lööki siit palutaja jalga nagu läheb. Rõõmussaar oli väga aktiivselt olukorda sisse tulemas! Päris head käärid olid, aga ei, üle jälle. Näiteks staadionile saanud. Päris ikkagi
võimalus pall ka hästi anda, tuleb ka hästi! Ja kõlama pall, ei ole, kes selle ära lööks, aga tundus juba korrat, et see pall läheb välja ja pall läheb käe pihta. Ja kas pall on, või see käsi on keha küljes või mitte, et see jääb juba jällegi kohtuniku otsustada ja otsustab siit nüüd penaltit. Ja nüüd me läheme penaltit lööma. Vainul on täna teinud suures pildis ikkagi supermängu, vaatas konspektid üle, Kivi võtab hoogu, paneb alla nurka ära ja alla nurka tähendab seda, et Kuressaarel on siin 3-2 ehtimiseks 6 minutit, siin lastakse juba pürotehnika ka. Lisaminutit veel siin näitab ja siin on penaldi kordus ka, nii et vaatame, et isegi Vainule siin võib-olla kinda otsad seda palli ka puutusid, aga Andero Kivi tugev lööb. Tundus, et oli see Luka, nii on, nüüd on võimalik sättida. Ai, ja sealt ei ole ka veel taga tsoonis, on ja ebareaalne! See 3-2 on jõus! Vaatad ajalugu ja suluseis, ja mäng käib. Mäng ei saa käima minna, sellepärast Kuressaare mängijad on üle joone, aga suluseis siit. Varr vaatab seda üle, kõik hoiavad peast uskumatu. kinni. See oleks leppinud tõsiasjaga, et Varr on see ainukene kõige võimsam, kes suudab päästa. Nii, siit sööt tagant tsoonist, Laur katab peaga. Aga ei ole ju. No ma ei tea jah, mis siit... Samal ajal tribüünilt võetakse üles, et... Aga ma siin ka palju ei räägiks, et siin reeglid on ju palju muudetud ja pärast on ise halb olukorda, nii et... Krista Küllistenen on täna läinud Varri juurde 2 korda, ühel korral Kuressaare kasuks otsustanud, teisel korral öelnud, et ei olnud vaja midagi Kuressaarele anda. Vaatame, nüüd see otsus on vaated kõige kaalukam, kas punkt läheb mandrile või mitte. Lihtsalt huvitav, mida vaadatakse, et seda tahaks teada. Aga siin kohtunik näitab, vaatab Varri ja näitab keskele ja 3-2 ja Kuressaare saab kätte ja see... Vaatad seal lahet juba see teine küla, kui ülesse võtta ja tähistama minna, aga Nõmm ütles, et see ei ole see koht, kus mängida ja nüüd leiti ka vaatad mingisuguse pauguti teine pauk ülesse. No uskumatu lõpp ikkagi, kui see nii jääbki selleks, aga siin on veel minna ja siin on veel ikkagi, vaatame seda ja... No. Seda 4. hetkel ei tulnud. Ja loeb kohtunik lõppenud. Nõmm püüab kätte ja see on Kuressaare meeste pidu. Ja ajalugu kordub ennast. Ja ajalugu kordub ja kordub selles mõttes huvitavalt, et no, minu arust see mäng oli Harju käes ja Harju 2-1 läks ette, ta domineeris seda ja võitles omale positsioonid kätte, et see mäng tuua mandrile see võit ära, aga ma ei tea, kas 2-1 pealt mindi